Kallid looduse sõbrad, austatud loodusteadlased, keskkonna ja looduskaitse eksperdid, loodushariduse edendajad ja head looduse sõbrad. Nädalake tagasi istusin ma Vilsandi serva peal, seal tuletorni poolses küljes kiviparketiga kaetud rannikul, vana paadikuuri juures. Ja mõtlesin looduskaitsest ja linnukaitsest, sest eemal istusid need mustad ristid. Ja kätte paistis vesiloo ots ja sealne pooppuutihnik, uusikmets, mis on üsna ainulaadne vaatamisväärsus Eesti looduses tekkinud kunagise karjamaa kohale. Kuidas me seda loodust kaitsma peame? Kas niimoodi, et ta püsiks sellisena, nagu me ta oleme kirjeldanud, ja püsiks muutumatuna võimalikult kaua? Ja milline on sellisel juhul see punkt ajateljel, millist loodust me peaksime kaitsma? Või on looduskaitse hoopis see, mis hoiab loodusele alles võimaluse kulgeda oma rada, kaitstes teatud territooriumi ja ükskõik siis, kas vaikal elavad kirjuhahad või istuvad seal mustad ristid. Aga kui sellesse võrrandisse lisada asjaolu, et inimene sunnib ise loodust ju muutuma, sest põhjustab süsinikdioksiidi kontsentratsiooni kasvu atmosfääris ja seda mõju teatavasti me piirata ei saa, aga mitte looduskaitsealadel. Kuidas see meie kaitse eesmärke omakorda mõjutab? Kas peaksime takistama loodusel kohanemist, sest kaitseme seda, mis on looduse omaloomingu seisukohalt hoopis vabaõhumuuseum, nendest kooslustest, mis olid siin siis, kui inimene ei olnud oma elamist üle kütnud? Ma olen selle peale päris palju mõelnud viimastel aastatel Eestis ringi liikudes, näiteks ka Muhus Igakülas, kui ma näen juba umbes 4. aastat kestvat eksperimenti pärandkoosluste taastamisega koledalt suurel alal, mis tõestab ikka veel igal aastal, et veised on liiga suured loomad selleks, et sünniks imeilus puisniit. Kadastikku ja karjamaa asemel on sündinud tuulte tallermaa, mis võsastub seal, kuhu loomad ei jõuagi ja tolmab tuhkuivalt seal, kuhu nad jõuavad. Olen mõelnud sama asja peale Heltermaa lähistel, kus hävitatud kadastiku ja rannamänniku asemel kõrguvad sellel suvel meetrised ohakapuhmad, mida ükski loom ei söö. Ja ka Vilsandil, kus hobukari oma eurotoetusi välja teenib ja tõepoolest on suutnud luua ilusat, vaateid avavat rannakarjamaad. Arusaadav võib-olla, et Vilsandil tuleb see üllas plaan paremini välja, sest seal on loodusteadmisi jalaga segada. Millegipärast see meie looduskaitse häll tõmbab ikka veel ligi kõiki neid, kellel akadeemiline loodusharidus on Tartu Ülikoolist antud, seejuures sõltumata sellest, millega nad täna leiba teenivad. Kõinastu, Saarnaki, Salava, need on mõned laiud, kus ma olen sellel suvel saanud viibida. Ja nad kõik kõnelevad meie loodus- ja keskkonnahoiu väga erinevatest käekirjadest. Ja see ongi tegelikult hea, et neid käekirju on hästi erinevaid, sellepärast et paljususes läheb midagi ikka õigesti ja midagi läheb kindlasti ka valesti. Halvasti minemise risk tekib aga hoopiski siis, kui mõne doktriini rakendamine leiab aset eriti suurtel pindadel ja riigi toega. Midagi pole teha, sest teele asudes me tegelikult ju ei tea, mis on õige. Mitte ükski tegija ei tea, mis kindlasti on õige ja mis on vale, see selgub tagant järele ja alati. Kõik tegijad ei tea ka seda, kuidas õiget asja õigesti teha. Ja viltuminek jätab seda suuremad armid, mida suuremal pinnal me viltu läheme. Sarnased mõtted tulid mulle pähe ka tänavu kevadel Harjumaal, Paldiski lähedal. Rääkisin ühe erametsaomanikuga. Kuulasin tema tulevikuplaane ja vaatasin tema senist tegevust ja maastikku, mis on selle tulemusena loodud. Püüda aimata, kuidas loodus muutub. Millised puuliigid üldse võiks olla väärt kasvatamist täna vabanevatel lankidel? See mees mõtleb, ta arvab, võib-olla see võiks olla künnapuu näiteks. Kas panustada traditsioonilistele puidutootmisliikidele või püüda aimata, mis üldse talub antud kohas, antud tuultega ja mullastikuga maadel paremini seda kliima soojenemist. Olles samal ajal meie looduses esinev, aga seni vähem kasutatav tarbepuitu andev liik. See on hea näide sellest, kuidas erametsaomanikud võivad eksida, võivad õnnestuda oma katsetustes, aga nende tehtu
kindlasti pakub Eesti metsadele mitmekesisemat ja seetõttu kestlikumat tulevikku kui riiklik suurotsustaja, kes muide samuti teeb asju alati parimast tahtest ja toetudes ka teadlaste arvamustele. Aga lihtsalt nii on, kõik on ekslikud. Peaks RMK eksima oma doktriini valikul, siis eksitakse 40% Eesti metsast. Erametsaomanike erinevad katsetused annavad meile palju informatsiooni ohutul moel ja osad neist ka õnnestuvad. Sellepärast ma arvangi, et ka meie looduskaitse võib olla kirev, kirju ja kindlasti ei tohiks olla üheülbaline igal pool ühtemoodi. Variatsioonid on head. Bioloogidena me seda teame. On tänuväärne, et me püüame Eesti loodust Eesti inimestele lähemale tuua. Ja selle tegevuse oluline osa on ka erinevate Eesti kaunimate paikade läbitavamaks muutmine. Inimeste kohale juhatamine, parklate rajamine, laudteed ja rabamajad. Ilmselt hakkasime me selle tööga peale heas usus, et looduse ülevus paneb inimesed automaatselt mõistma, et see ülevus põhineb puutumatusel. Aga loodusharidus kahjuks ei ole isetekkeline. Looduses palju aega veetnud inimesed, kelle jaoks loodus on nende tempel ja nende kirik, ei osanud ilmselt ette nähagi, et suured inimhulgad teevad igast ilusast kohast kulunud turismiobjekti, prügiste servadega laiatarbekauba. Ma ei eita ikkagi vajadust lihtsalt kompassi ja kaarti kasutamata ja neid oskusi omamata loodusesse pääseda. Aga lisaks nendele siltidele, et siin kasvab putuktoiduline huulhein ja siin on taastatud Eesti sood, ma tahaksin rohkem näha silte sellest, et mis on jõutud metsa tuua, selle peab jõudma siit ka välja viia. Võib-olla peame hakkama ka looduses kasutama kaameraid looduse tänavate patrullimiseks, nii nagu me teeme seda linnakeskkonnas, sest millegipärast tundub ikkagi paljudele, et vahelejäämise väikse riski tõttu võib looduses käituda nagu pähe tuleb. Ilmselgelt peab RMK karmistama oma matkainfrastruktuuri kasutamise reegleid. Sealjuures piirama mürareostust ja alkoholi tarbimist. Ei ole mitte midagi koledamat kui üle Rabasaarte kaikuv muusika. Kui te tahate minna ööklubisse, siis on selleks kohasemaid kohti kui RMK metsamaja kõrgel Rabaserval. Seda on raske kontrollida, kui seda keelata. Aga samas metsameestel, kes nii-öelda peale satuvad, peab olema võimalus millelegi viidata, et ebasoovitav käitumine lõpetada. Sellest saaks alustada. Edasi tuleb juba loodusharidus. Sellel kevadel rääkis mulle üks metsamees, kelle kohustuseks on valvata RMK metsamajas korrapidamist ja kõike muud. Et kui ta läheb midagi ütlema, siis kästakse tal näidata seda punkti ees kirjas, et ei tohi. Seda punkti ei ole. Võiks olla. Ta rääkis ühe lustaka loo, kuidas ta läks, ütleme, et oli juba tarvitatud ja hääled olid kõvad ja ilus päev oli, looduses oli rahvast tegelikult palju. Läks ütlema ja siis sellistel puhkudel ikka võib minna seisuks ja siis ta tundis ühel hetkel, et tema selja taga on ka inimesed. Esimene hetke ehmatas, aga siis ta vaatas üle õla ja nägi, et kõik need teised inimesed, kes ka metsas olid ja kes tahtsid ka loodusest osa saada, aga nad ei saanud, sest see müra segas neid. Kõik need inimesed olid koondunud tema selja taha ja see lahendas selle seisu selleks korraks ära. Loodusharidus. Loodus ise ei suuda õpetada inimest seal käituma. Me ei taha, et inimesed ei ole looduses, ei liigu metsas, sest lõppude lõpuks selleks, et looduskaitsel oleks rahva tugi, peab rahvas ka teadma, kuidas nad sellest loodusest osa võivad saada. Aga siiski. Ka loodusharidus on minu jaoks looduse kaitsmise oluline osa. Looduse kasutamine ja tema kaitse peaks minu arvates püüdma selles samas suunas, et meil on neid kohti, kuhu minnakse RMK juhatusel, neid kohti, kuhu saab kaardi ja kompassiga, neid kohti, kuhu ei tohigi minna. See on õige. Siis juhtub meie loodusega seda, mida temaga alati on juhtunud inimese ja looduse koosmõjus. Midagi püsib sellisena, nagu meie vanaemad mäletavad ja midagi saab uueneda oma tahtsi. Tulevad uued liigid, vahelduvad, kliima võib-olla soojeneb, tingimused muutuvad, kooslused muutuvad. Nii on see tegelikult ju alati olnud. Uus on ainult inimese mõju. Ma usun, et kõigi nende asjade üle te täna siin ka arutate. 14. augustil 110 aastat tagasi loodi Vaika saartel
seal pesitsevate lindude kaitseks Artur Toomi eestvõttel Baltikumi esimene looduskaitseala. Ja me olemegi hakanud pidama seda sündmust oma kaasaegse looduskaitse alguseks. See ei tähenda sugugi, et siin Läänemere idakaldal ei oleks loodusest varem lugu peetud. Varajase looduskaitse ilminguks võib minu meelest pidada meie esivanemate loodususku ja looduslike rituaalipaikade hoidmist juba ammuste aegade tagant. Paljud puud, metsasalud, kivid, allikad ja muud loodusobjektid olid eestlaste jaoks pühad, puutumatud. Eesti kohanimede ja loodusobjektide hulgast võib leida rohkesti nimetusi tüvega püha. Ma kõnelesin sellel suvel Vormsi kirikus ja uks oli lahti. Loodus paistis ja lõhnas ja kostis pühakotta ja siis ma mõtlesin sellele, et kui me siit pühakojast välja astume, siis me satume tegelikult eestlase ürgseimasse pühakotta. Ja minu meelest just niimoodi peame me oma loodusesse suhtuma, hoidma teda sama hoolega, kui kaitseme muid ühiskondlikke väärtusi. Suur osa eestlasi ikkagi saab oma hingekosutuse metsast, mereäärest, suure kivi juurest, kirjeldamata seda religioonina, aga me oleme looduse usku rahvas. Ja siit on mul ka palve teile, kallid looduse uurijad ja kaitsjad. Kõnelege meie rahvaga meie loodusest ikka ilusasti. Ikka nii, nagu seda on teinud Erik Kumari või Veljo Ranniku või Gustav Vilbaste või Fred Jüssi või Hendrik Relve või Peeter Ernits, teised looduse tutvustajad, head jutustajad. Jutustame loodusest lugusid, sest looduskaitsest mõeldes ei tohiks olla esimene sõna, mis pähe tuleb, mitte kunagi kaitsekorralduskava. Loodus kõnetab rahvast oma iluga. Räägime sellest ilust ja seda me peame oma loodushoiupüüdlustes püüdma viia kogu meie Eesti rahvani. Looduses on lihtsalt ilus olla ja ta kõneleb enda eest, aga me peame teda kaitsma mõtlematuse eest. Teeme seda siis kõik koos, nii nagu juba 110 aastat teadlikul moel, teaduslikult, aga ikkagi hingega. Aitäh!